Mis tunda, et sinust sellised ehitised tekitavad? Kas sa nende autoritega tunneksid ka ennast mingil moel ühel lainel olevana või? No ja nad on samamoodi erastanud oma ala nagu mina oma korteri ja nagu jah, sugulasinged. Aga ikkagi nad on ju loojad. No, ja siin on äärmiselt nutikalt ja see aia kompositsioon, rütmid seal on. Ise võib-olla nii ei oskakski sellist rütmi luua, aga nendel seal väga kergel käel tuleb nagu iseenesest. Teiselt poolt see on ju näide korduv kasutusest, mille poole meie ühiskond liigub ju. Et kõik, mis on võimalik mitu korda kasutada, see tuleb ära kasutada kas kunstilistel või vähem kunstilistel eesmärkidel. Siin inimesed toimivad, nad ei ole niisama luuserid, et vedelevad päikse all. Mingi väike säästva arengu mudel. Tundub. Öla 2002. Ja. Tallinna peaaegu kesklinn. Nisikene säästva arengu saareke. Mind muidugi hämmastab see osavus, millest see kõik on tehtud. See tõesti meenutab kohati minu tegevust ateljees. Tabaga kinni. Jaa. See on eraomad tõesti. Ongi tabalukke. Jah. Ei ole midagi, et sa tahad siin. Siin on ka lukk. Räägime riigi ja rahva võõrandumisest, siis siin on näha, kuidas kodanikuühiskond sünnib. Kodanikuühiskond sünnib ju isiku algatusest. Ja tõenäoliselt neil on siin ka, kuidas seda nüüd nimetatakse, see kodanikuvalve või, mis on meie mõnedes linnarajoonides. Et ise nad siis oma tomateid ja kurke valvavad siin ja võtavad väikest ja ega siin eriti niisugust rüüstamist ei toimu. Nüüd me jõudsime selle põlenud maja juurde, aga miks me siia tulime? See on koht, kus ma olen saanud kõige rohkem sellist põlenud materjalilaudu oma piltide jaoks. Praegu siit on vähe leida, lumi on jah tõesti nii paks, et on kõik ilusti ära katnud, aga muidu siin on niisugune kultuurikiht üsna suur. Nii et need sellid, kes siin, nagu sa ütlesid, omandivaidluste käigus sellele majale tule otsa panid, ei osanud arvatagi, et nad Eesti kunstis sedaviisi osalevad. Jah, minu jaoks on see olnud kullaauk. Teiste jaoks on lihtsalt sodiladu. Ja ma tahaks, nagu, et see natuke nagu kas või mälestustes säiliks. Ega see periood hakkab mul lõppema, kus ma kasutan niisugust põlenud materjali. Kõige kaunimad lauad on siit ära võetud, kummalisel kombel siin on teisigi maju, mis on samas seisus, aga just sellest kohast ma sain kõige kunstiküpsamaid laudu. Aga üldiselt peab kiiresti tegutsema, sest see rajoon hoitakse küllaltki puhtana või kurat. Võta või kaasa. Kuule, aga ma saab sind ära kasutada, ma võtamegi kaasa. Võtame kaasa, muidugi. Siin on konkurente, aga nemad korjavad pudeleid. Kurat, annaks rohkem raha, kurat, et saaks ära vedada, kurat, ei anta kas, Ei no, selle eest saab raha.
Suure lifti. Näe, ongi. Paneme ta siia selle jätkuks. Võib-olla siia kunagi hakkabki üks lõppematu taies, mis vist kunagi valmis ei saa. Mõtlen teda teha hästi kaua ja pikalt ja üks väike salamõte on, kus ma seda kasutan. Või selle töö peal ongi need kunstiküpsed lauad. Ja üldse ma töötan sellise nipiga, et ühest küljest katkine ja põlenud ja kurb ja paha asi, aga kui see niimoodi kohati on kullatud ja kauniks tehtud või klassikalise kullaga ja niisugune hea ja paha on koos, siis tekib vajalik pinge töödes ja töö meeleolus tekib vajalik pinge. Ma siin kogu aeg mõnedes töödes kasutan niisugust, et tõesti ilus ja kaunis ja korras maailm satub ootamatult kokku niimoodi katkine ja burnout niimoodi kõik läbi ja otsas. Sa oled selle töö kokku pannud ju kõigest sellest, mis on siin otse meie ümber, siin samas. Täna ja praegu meie ümber keskkonnas. Mis siis, et nüüd on juba uus sajand, aga arvatavasti need asjad on sündinud siin meie ümbritsevas keskkonnas seal möödunud sajandi lõpus. Ja Rootsi-Eesti Päevalehes oli lausa, seal oli näituse puhul olid mõned artiklid ja seal kohe suurelt pealkirjas oli nimetatud, et elulähedane kunstnik. Ma ei mõtle peast välja, vaid nopin enda kõrvalt. Minu asi on lihtsalt ainult see kokku panna ja ära värvida või värvimata jätta. Et ei ole väga kaugelt otsida tõesti.